Tom on 8. klassi õpilane. Juba 2 nädalat tagasi oli talle teada, et homme on vaja geograafiatunnis teha ettekanne. Kuid Tom jättis ettekande tegemise viimasele õhtule. Hommikul ärgates oli ta tavapäraselt unine, kuid ettekande meenudes hakkas tema ärevus kergelt tõusma. Hommikusi toimetusi tehes olid aga Tommi mõtted keskendunud muudele asjadele. Koduuksest välja astudes oleks ta parema meelega üldse koju jäänud, kuid asus siiski kooli poole teele. Tom otsustas teha 5 meeleharjutust. Ta pööras teadlikult tähelepanu erinevatele majadele, millest ta möödus, mis erinevaid helisid ta kuuleb ja muule enda ümber. See harjutus on teda alati aidanud ärevusega toimetulekul. Poole tee peal kohtas Tom klassivend Kaarlit, kellega vestles ettekande teemal. Koolimajja jõudes geograafia klassi poole jalutades läks Tommi ärevus eriti kõrgeks. Kohe oli ettekande tegemise aeg käes. Kaasõpilaste ettekandeid kuulates hakkas Tommil vahepeal üsna igav ja mõtted läksid uitama. Kuniks õpetaja lausus Tommi nime ning palus tal klassi ette tulla. Tal hakkas palav, käed hakkasid värisema ning tema soov oleks olnud klassist hoopis ära minna. Ettekannet alustades oli Tommi hirm, mida teised küll temast arvata võivad. Poole ettekande pealt taipas Tom, et varsti saab see tehtud ning olenemata ärevusest on ta selle olukorraga suutnud siiski toime tulla. Õpetaja esmane tagasiside oli positiivne. Tom rahunes tasapisi ning tuju läks heaks. Kuniks õpetaja küsis sellise küsimuse, mida Tom ei osanud üldse oodata. Ta ei osanud sellele vastata, tal hakkas piinlik ning ärevus taas tõusis. Kokkuvõttes andis õpetaja Tommile hindeks 4 ning Tom oli selle hindega väga rahul. Tal oli hea meel, et ettekanne sai tehtud positiivse hinde peale. Järgmine kord, kui Tommil on vaja jälle ettekannet teha ning ta tunneb suurt ärevust, saab ta meenutada eelnevat kogemust, mis temast küll suurt ärevust tekitas, kuid millega ta sellest olenemata hästi hakkama sai.